No nii, Tarmo, täna 1-1 viik. Kuidas mängule tagasi vaatad? No esimene poolaeg oli selline poolaeg, et see ei olnud mitte kellegi poolaeg, et selline sumbuurne mäng ei olnud Kalevi hea, ei olnud meie head, ei olnud väga palju võimalusi. Kui löögi võimalus tekkis, siis lõppes see tavaliselt kuskil üle värava, siin 15 meetrit on ju. Et teine poolaeg alustasime natuke lohakad, lasime Kalevil kohe värav ära lüüa, aga pigem oli see värav, mis siis Kalev lõi meie jaoks kasulik. Et pärast seda võtsime jalad natukene kõhu alt välja ka ja hakkasime rohkem liigutama. Et ma jäin, ütleme, teise poolega jäin väga rahule meestega. Just pärast seda, kui siis tegelikult oli see joogipaus, siis tõmbasime nagu päris sellise pungi peale. Et kahjuks ei tulnud seda võitu ära, aga võimalusi lõpus oli mitmeid ja huvitav oli just see, et tegelikult mängijad praegu pole füüsiliselt väga head vormis, aga siis teise poole lõpp suutsime veel väga palju huvitavaid olukordi tekitada vastase väraval. Sellel nädalal juba teine siuke raske mäng meeste jaoks, et nüüd kolmapäev oli karikamäng ja täna siis Tallinna Kalevi vastu, et kuidas need kaks mängu omavahel, kas siis olid natuke halvemad või just positiivsemad, et kuidas nagu need kahe mänguga kokkuvõttes rahule võib jääda? No kokkuvõttes ma ei oskagi öelda, et kus nüüd rahule jääda. Ma oleks rahul siis, kui meil oleks, ütleme, samasugune vorm kui 2 kuud tagasi, aga lihtsalt praegune olukord, mis on, tuleb nagu rahul olla. Et kindlasti oli parem mäng kui, ütleme, siis Leegioni vastu, aga samas vastane oli hoopis teisest puust ka. Et Leegioni mängijad olid palju tehnilisemad ja palju nahaalsemad. Et täna on lihtsalt nii, et kui oleks tahtnud, oleks saanud ka võtta, aga lihtsalt ei olnud esimene poolaeg seda tahet, teine poolaeg me lihtsalt ajast ei puudunud. Et kui jalgpallimäng kestaks võib-olla 20 minti kauem, siis oleks löönud selle värava ära ka, aga ütleme nii, et selle koosseisuga, mis meil täna oli ja ütleme praeguste konditsiooniga mängijatega, ma jäin selle mänguga rahule, aga kolmapäevase mänguga ei saanud kohe kuidagi rahule jääda. Nüüd järgmine mäng on neljapäeval võõrsil Maardus, et mida sinna kaasa võtta ja kuidas selleks valmis olla?
no oleks hea, kui läheks samasuguse suhtumisega nagu teine poolek siis meil oli, et ongi selline nahaalsus ja just selline nagu tunne, et on vaja reaalselt nagu võistkonna eest väljas olla. Et täna oli natukene parem juba näha ka, et mehed on nagu saavad aru ka seda, et nii suur osa on selle suhtlemisele, et kui ikkagi sa ei anna infot ja kui sa tegelikult oled vait, siis pärast maksab su endale kätte, et pead ise rohkem jooksma tagasi võib-olla on ju, kui teine mängija palli ära kaotab, on ju. Aga jah, et selles mõttes ma arvan, et tuleb väga raske mäng, aga ainuke positiivne asi on see, et väga paljusid mängid on siis Maardu mänguks tagasi. Et koosseis on palju tugevam. Et täna oli ka tegelikult reaalselt ei olnud mitte ühtegi põhimängijat peale Sander Susi põhivõistkonnast vahetusmeeste pingil siis. Kõik olid noored ja tegelikult ega need noored on ka siis duubelvõistkonnas ei ole ka esimesed viiult ei mängina. Et praegu on sattunud nii, et oma noored on siis meil U17 võistkond on Soomes kõik ja noorteturniiril ja nii on läinud. Ja paljud põhimängid on samamoodi reisil või kuskil väikse vigastusega kuskil taastuvad. Selge, aitäh ja edu neljapäevaseks. Sander, kuidas võtta mäng kokku täna mängija poole pealt? No suht raske oli minul, selles suhtes, et ma ei ole ammu mänginud, võhma ei ole. Aga 90 minti on mängitud, ma olen suht õnnelik selle üle. Aga ma ei ole väga õnnelik oma mängu üle, sest mul oli võimalusi, aga ei löönud ära neid. Oleme kursis sellega, et oli pikk paus sul mängija karjäärist, et mis sind tagasi jalgpalli poole tõi? No tegelikult oli juba ammu siuke väike tahtmine sees, aga siis tuli MM-s, vaatasin, et tahan ikka tulla tagasi, ikka kiskus siia palliplatsile. Aga kuidas ise oled enda selle algkoosseisu kohaga ja 90 minutiga, kuidas sulle tuli, kas see tuli sulle üllatusena või pigem mitte? Väga suur üllatusena, sest alles kolmapäeval olin esinduse spingi peal ja nüüd kohe koosseisus 90 minti, et ma olen väga õnnelik selle üle. Mis on sul edasised plaanid? Kas siis kõvasti rohkem trenni teha, pingutada või hetkel võtta väike puhkus või mis sul edasised plaanid on? Kindlasti trenni teha, et puhkust küll võtta ei saa, et juba pikemat aega siin puhkusel on, et nüüd tuleb ka täiega trenni panna, et võim tagasi saada. Selge, aitäh ja edu! Aitäh!